Kui me mõtleme nüüd nende kindlate tüüpide peale, et siis tegelikult praegult on ka natukene nagu juba moesõna, et palju räägitakse migreenist ja kui inimesel pea valutab, siis võib-olla tihti öeldakse, et mul on migreen, aga kas see siis tegelikult on migreen, et kuidas näiteks jaotub nüüd see pingetüüpi peavalu esinemissagedus ja migreeni sagedus ja kuidas siis eristada, kas tegelikult on tegemist siis selle pingetüüpi peavaluga või tegemist võibki olla ikkagi migreeniga? Õnneks me saame vastata ka päris täpselt Eesti kohta ka, sest mõned aastad tagasi meil on valminud täiskasvanute epidemioloogiline uuring, mis ongi selgitanud välja, kui kõrge on täiskasvanute seas erinevate peavalusündroomide levimus. Ja see on nii-öelda aastane levimus. Nüüd aastase levimuse alusel me saame öelda, et Eestis pingetüübi peavalu ja migreen esineb umbes võrdse sagedusega, see on kusagil 18% ümardades täiskasvanud elanikkonnast. Aga kui me võtame välismaal tehtud muid uuringuid ja eriti nõndanimetatud elupuhuseid uuringuid, ehk kui palju neid inimesi on, kellel elu jooksul on kas või korra või paar sellist peavalu on olnud, siis nende uuringute põhjal pingetüüpi peavalu on sagedasem kui migreen. Samas pingetüüpi peavalu peetakse väga healoomuliseks probleemiks ja selle väike protsent, seal 2–4% võib olla kroonilisi vorme, vot need hakkavad mõjutama inimese elukvaliteeti ja toimetulekut. Episoodilised pingetüübi peavalu vormid tavaliselt olulisel määral inimese elukvaliteedi ei alanda, mis tähendab seda, et maksimum, mida inimene võib teada, et see on ohutu ja kuidas ennast aidata nende harvade hoogude puhul. Ja tavaliselt pingetüüpi peavalu väljendubki korduvate peavalu episoodidena, mille puhul valutab kõige tüüpilisemal juhul terve pea ja valu on selline suruva iseloomuga ja tavaliselt kerge kuni mõõduka intensiivsusega. Selliseid peavalusid inimene kogeb korduvalt ja kaasuvaid sümptomeid koos nende peavaludega reeglina ei esine. Nüüd migreeni puhul vastupidi, lisaks peavalule esineb ka kaasuvaid sümptomeid, aga juba peavalu ise on sageli erinev pingetüüpi peavalust, ehk ta on ühepoolne, pulseeriva või tuksuva sellise iseloomuga, intensiivsuselt mõõdukalt tugev kuni väga tugev ja kaasuvatest sümptomitest kõige sagedasemad on iiveldus oksendamine, valguse müra talumatus, sageli ka lõhnade talumatus ja inimesed ei talu hoogude ajal füüsilist tegevust, füüsilist aktiivsust. See on selline tüüpiline migreeni kirjeldus. Ja kui inimene püüab ise aru saada, mis tüüpi peavalu episoodid tal esinevad, siis tulebki läbi mõelda kõiki neid sümptomeid, mis koos peavalu atakiga tulevad ja lähevad. Aga täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh!